tere tulemast mootorite maailma. Me alustame tänast saadest Võrust, kus algab Eesti autoralli meistrivõistluste esimene etapp, aga kõigepealt saate sissejuhatuseks ikkagi ülevaade autoralli maailma meistrivõistluste tavaetapilt. Monte Carlo ralli pakkus ka seekord ootamatusi ja favoriitide rajalt väljasõite. Just nii on see olnud seal ajast aega. Kohe alguses sai selgeks, et asfaldil on Citroën rivaalide jaoks taaskord liiga hea auto. Nagu arvata võis, valitses kogu võidusõitu maailmameister Sebastian Loeb, kes praktiliselt vigu ei teinudki. Äärmiselt tasakaalukas sõit ei andnud konkurentidele praktiliselt mitte mingit võimalust. François Duvalil Citroëniga kohanemises mingit probleeme ei olnud ja hea õnne puhul võis eeldada juba meeskonna kaksikvõitu. Peugeot loodetud lahingut seekord anda ei suutnud. Läks vaja vaid paari kiiruskatset ja Markus Grönholm tunnistas, et maksimum tundub seekord olevat 3. koht. Seda, et Peugeot ei ole kerge juhtida, sai omal nahal tunda ka Marko Märtin. Ralli alguse 4. kohalt taandus ta peagi 6. ja sõidutempo järgi võis kõrgemat kohta loota vaid läbi konkurentide ebaõnne. Favoriitidest tuli esimesena pillid kotti panna kõige nooremal Duvalil, kes võttis maha betoonist elektriposti. Õnneks pääsesid mõlemad sõitjad suhteliselt kergelt. Grönholm võis juba mõtteid mõlgutada 2. kohast. Soomlaste rõõmuks sai Toni Kaardemeister lõpuks ometi näidata, et õige autoga on ka tema täiesti arvestatav piloot. Sitke võitleja Peter Solberg otsustas soomlastele siiski lahingu anda ja korraks tundus, et raju sõit annabki loodetud tulemuse. Ootamatu lõpplahendus tuli kogu ralli kõige ohtlikumal Turini kiiruskatsel, kus pealtvaatajad rajale lund loopisid ja see sai norralasele saatuslikuks. Ei aidanud ka kaardilugeja hoiatused ja Subaru lootused kustusid selles kiviseinas. Täpselt sama koht sai kiirstunaelas ka Grönholmile, vaatamata kaotatud rattale suutis ta siiski jätkata ja politsei leebe suhtumine võimaldas tal ka hooldetiimi juurde jõuda. Inglismaa rallil selline võimalus kohe kindlasti puudunuks. Kahe tippsõitja väljalangemine võttis ka pinget maha, sest kohad esikolmikus olid juba väga suurte vahedega. Ligi 3 minutise ülekaaluga võitiski ralli Sebastian Loeb, saades parima aja 9 kiiruskatsele 15. Pärast 1999. aasta Uus-Meremaa etapi 3. kohta Seatil jõudis taas poodiumile ka Kaardemeister, seekord siis oma Fordil ja see oli tema elu parim tulemus. Mitsubishile tegi suurt rõõmu Banitsi 3. koht. Auto õige arengusuunda tõestas ka Rovanpera 7. tulemus. Marko Märtin sai kirja 4. tulemuse, kaotust võitjale kogunes aga 5,5 minutit. Kohe meie mehe selja taga oli parim erasõitja austerlane Manfred Stoll Citroënil. Fordile tõi vajalike punkte ka teine uus piloot Tšehh Roman Kresta. 10.–13. veebruaril toimuval Rootsi talverallil tehakse praeguse pingeritta päris kindlasti suuri muudatusi ja loodetavasti on siis ka Marko Märtin juba paremas hoos. Peaasi, et ei tekiks Richard Burnsi sündroomi. Märksa soojemal asfaldil Kanaari saartes kõige põhjapoolsemal Lanzarotel üritas kaardisõidus tegusid teha viimasel ajal rohkem mootori forseerijana tuntud Hanno Rajamets. Rotax Maxi klassis olid maailmameistrivõistlustel kohal 68 kihutajat, kellele sõiduriistad jagunesid loosiga. Juba treeningutel ja ajasõitudel, kui Hanno Rajamets sai aegu 30 piirile, või tekkis kahtlus, et mullusel Eesti meistril võib tulla raskusi otse finaali pääsuga. Lohutussõitudest edasi pürgimine on seotud juba väga suure riskiga. Nagu ikka peetakse kõige tõsisemad lahingud kvalifikatsioonisõitudes. Hanno Rajamets sõitis seal välja 20, 16 ja 13 koha ja see finaali kohta ei andnud. Ja üle veel viimane võimalus, kus kõigi välja langenute vahel toimus lohutussõit. Sealt pääses edasi vaid 6 võistlejat. Hanno Rajamets sõidus suuri vigu ei teinud, ometi jäi 1 koht edasipääsust puudu ja nii läks meie mehele lõpp-protokolli kirja maailmameistrivõistluste 37. koht.